asjalikke küsimusi ja ka positiivseid kommentaare, et selles mõttes ma mäletan, et üks vana härra isegi andis mulle mingi aukirja ja tänas väga, et oli selline kohtumine. Vot just, ja kusjuures see on huvitav just see sama kohtumine, mis oli, et ma ka imestasin, et pärast vaatasin uudistes, vaatasin, kas ma olin samal koosolekul, mida uudistes näidati, sest et see ei olnud üldse nii ebasõbralik, kui uudistes näitas, aga igal. Nii, kuulge, aga kellad on löönud, nii et hakkame pihta, kui inimesed liituvad, siis liituvad. Kõigepealt suur aitäh, et olete tulnud täna siia ja suur rõõm siin jälle olla, et olen tõesti siis Kagu-Eesti visiidil, mida saab teha siis, kui ei ole Riigikogu istungite nädalat, et ei ole kohustusi siis Riigikogu ees. Ja tõepoolest siis olen juba hommikul olnud Räpinas, olin Setomaal ja nüüd olen siin Võrus. Lähme kohe küsimuste juurde, sest ma tean, et mul on siin väga palju juba vanu tuttavaid, kellel on palju küsimusi ja kindlasti uusi tulijaid ka, et eks ma katsun teie küsimustele võimalikult täpselt vastata. Ma saan aru, et minu vastused alati ei sobi, aga midagi teha ei ole. Et kui on midagi, mida ma ei tea, siis teen märkmeid, võtan kaasa, annan siis vastavale ministrile küsimused edasi ja kommentaarid ka, nii et siis saame selliselt võib-olla liikuda, kui teile sobib. Või kui te soovite, siis ma võin muidugi teha ka sissejuhatuse. No te ütlesite, et te võite küsida, mida tahate ja te vastate, mida teete. Ei, see on Riigikogu infotunnis on küll alati niimoodi, et inimesed... Siin on sama formaat. Meelisime ühtegi, te vastate lihtsalt. Ma ikkagi püüan vastata, kui teile see vastus ei sobi, siis ma ei saa sellega midagi teha, aga ma tõesti püüan alati küsimusele vastata, et tõesti peaministri töö on see, et küsitakse absoluutselt kõige kohta ja alati kõige kohta sa tegelikult ei tea, siis ma olen vastanud ka, et ma ei tea, vaatan hiljem järgi, nii et püüame niimoodi minna. Te võite teha küll väikse sissejuhatuse, siis me teame. Kes te olete, jah? No jaa, eks selles suhtes ajad on keerulised, milles me oleme. Nimelt me oleme viimase 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras ja see julgeolekuolukord on tingitud meie agressiivse naabri tegevusest. Sellega seoses oleme pidanud oma kaitsekulutusi tõstma üle 3% SKT-st. Me oleme pidanud ka NATO-s minema üle heidutushoiakult kaitsehoiakule. Me oleme pidanud tegema võib-olla kulutusi, mida me varasemalt pole pidanud tegema ja selle tulemusena me oleme pidanud ka maksumaksjalt küsima täiendavat panust siis maksude tasumise näol. Et valitsusel ei ole ühtegi, ja palun, ühtegi muud rahakotti kui ainult maksumaksja rahakott, et meil ei ole muud raha, mida siis toetusteks, teenusteks ette näha kui see, mida me maksumaksjalt saame. Ja see on see paratamatus, et see raha ei tule seina seest ega kuskilt välismaa onude käest, vaid see tuleb meie enda maksumaksjate taskust. Nüüd ma saan aru, et see on muidugi toonud kaasa pahameelt, aga me oleme lihtsalt sellises olukorras, kus meil ei ole tegelikult muid valikuid, et kõik need inimesed, kes aastaid on öelnud, et võtame lihtsalt laenu, sest et neid laene ei pea kunagi tagasi maksma. Tegelikult täna võiksid vaadata peeglisse, et see ikkagi päris nii ei ole, et neid laene me peame tagasi maksma. Nende laenude intressid on nii suured, et tegelikult siis 2027. aastaks nad ületavad kogu Kultuuriministeeriumi eelarve, ehk siis kõik raha, mis me paneme teatritele, kultuurimajadele, spordile, muuseumitele, kontserditele, see kõik on väiksem kui see, mis läheb intressideks, sellepärast, et meie kulud on suuremad kui tulud. Nüüd viimastel aastatel need kulud on tõusnud eelkõige 4 elemendi tõttu. Kõigepealt 1% on läinud kaitsekulutustele juurde,
ma juhin tähelepanu, et kaitsekulutuste tõusu üle 3% lubasid kõik Eesti erakonnad, kõik lubasid seda enne valimisi, et kaitsekulutusi tuleb tõsta üle 3%, siis teine 1% on juurde tulnud tervishoiule minevad kulud seoses Covidiga, on need kulud kasvanud ja tervishoiule tervikuna on kulud kasvanud. Kolmas suur element on sotsiaaltoetused ehk siis peretoetused, lastetoetused, pensionid, mis on kasvanud siis niimoodi, et 1% on juurde tulnud siis kuludest tervikuna eelarvesse ja 4% on siis kulusid juures, ongi seesama intressikulu. Nii et see on see seis, kus me siis oleme, see on see seis, mis nõuab ka keerulisi otsuseid. Kahjuks neid keerulisi otsuseid tuleb teha veel ja raskeid otsuseid paraku peab veel tegema, et kõik need kulud ja tulud ikkagi kokku tuleks. Aga te ei pea seal seisma, siin on kohti küll, istuge, muidu on lihtsalt laps ei pea kindlasti vastu. Vasarad saavad maksukirjadega. Ei, ma ei annusta, et seda ilmu ei ole, et siin on veel kohti. Nii et see on see seis, kus me hetkel oleme ja olen valmis siis vastama kõikidele küsimustele ja loomulikult pahameelele, mida siin ka näib olevat üsna palju, nii et teil on võimalus mulle otse seda kõike öelda. No ma siis alustan vana tuttuse poolest. Palun. Ma püsti käi teisa vahel. Vaadake, ma küsin sellist asja, ma ise mõtlesin, mida küsida ja mõtlesin need vastused peas läbi. Ja Riigikogu liigete käest 3 infotundi järjest küsinud Eesti sõdurite saatmise kohta Ukrainasse. See ei ole see, mida ma tahan küsida. Kas need on või ei ole? Aga mu küsimus on selline, et teil paistab olevat niisugune treneeritud südametunnistus, mis lubas teil enne valimisi suurt rahvaheolus seisat mängida. Ja nüüd tõstate makse ja kõike. Et kui seda küsiti te käest 3 korda, keerutasite vastasite. Et arusaadavalt põhjustel ei saa vastata, et jah, on saadetud. See oleks vastuolus dispositsiooni ja nii edasi. Aga miks te ei valeta? Miks te ei valeta? Miks te ei valeta, et ei ole saadetud? Keerutasite 3-4 infotundi, aga seda ei ütle, et ei ole saadetud. Miks te ei valeta? Sellepärast, et meie inimesed on Ukrainas ja on olnud... Ei, sõjaväärses on ju, te saunaehitajad rääkima, või lasteehitajad. Muideks, ma isegi mäletan, mida te küsisite esimene kord ja teine kord, kui me kohtusime. Siis ma mäletan, et te küsisite, kuidas tulevad homod kõik ja kõik on kohe homoteerul tuleb. Ja kuidas, aga tuli, praegu on kõik homod. Te rääkisite toomad, et kas keegi tahab minna abielu selle väärtusega, abielu tähenduse muutmisega. Nii te rääkisite toomad. Teie rääkisite seda, et kõik lähevad, kõik muutuvad homoks 1. jaanuarist, et seda ei ole juhtunud. Aga juhtub ikka ja tuleb juurde neid selle propaganda tõttu, et sellest ei maksa üldse rääkida. Aga nüüd see vastus. Miks te ei valeta? Ütlete, et ei ole saadetud? Ma ei saa, tähendab, see kinnitus, kas on või ei ole, seda on vaja Venemaale. Seda ei ole vaja mitte kellegi teisele tegelikult. Et see, mida me teeme või ei tee, meie oleme pidanud ära arvama, mida Venemaa teeb järgmiseks viimased mitu aastat. Las Venemaa arvab ka, mida meie teeme järgmiseks või ei tee järgmiseks. Just sellepärast meil ongi vaja sellist strateegilist kaheti mõistetavust. Sellest me oleme rääkinud NATO-s, et me selliseid strateegiliselt kaheti mõistetavaid signaale saadame, sest et ka venelane loeb meediat ja nad kasutavad seda meediat ja teevad sellele vastavalt oma plaane. Ma võin teile vastata, võin tuua ühe näite. Näiteks, kui oli nädal aega enne Ukraina sõja puhkemist ja Ameerika Ühendriikide presidendilt küsiti, et kas te reageerite, kui Venemaa nagu läheb Ukraina territooriumile ja president Biden vastas, et mitte siis, kui see on väike sissetung. Inglise keeles minor incursion. Ja selle peale venelane võttis selle, kui me lähme siis nii-öelda, kui on sisseminek, siis järelikult ameeriklased sellele tugevat
Ja vot selliseid sõnumeid meil ei ole vaja. Meil ei ole vaja saata, meil ei ole vaja öelda, mida me ei tee või mida me teeme selle jaoks, et ka Venemaa loeb uudiseid. Ja sellel põhjusel ei ütle mina siis ka Riigikogu infotunnis, ei anna neid kinnitusi, sest et ma ei saa selliseid kinnitusi anda. Ikkagi, miks te ei valeta? Sellepärast, et ma ei valeta. Võtame järgmise. Selle heidutusega, me Võrumaal selle heidutusega maksame väga karmi hinda, et terve Eesti maksab ennast vaeseks, on ju, aga meie jaoks see heidutuse kinnimaksmine tähendab reaalselt meie kodusid, kodurahu, meelerahu, tervist, loodus kannatab metsikult. Ja kogu selle toimuva taustal ma ei näe, et see oleks heidutus, sest kõrval toimub peidutus. Need provotseerivad väljaütlemised, mida ma näen meediast teie endagi poolt, teiste valitsusliikmete poolt, see, mis toimub praegu Vene õigeusu kiriku suunal, see ei ole heidutus, see on peibutus. Te kutsute sõda siia. Ei kutsu. Ma ütlen... Nõus! Ja vabandust, ma sain vahele. 2 tundi tagasi oli Heremi Vikerraadios. Ma isegi ei tea, ma vabandan, et ma ei tea, kes see nagu seal küsitles ja kes seal olid ja Herem ütles niimoodi, et tegelikult on vaja kaitsekulutused tõsta 5% peale. Tegelikult. Ja valitsus kindlasti seda teeb. Ma ei tea, mismoodi ta seda teeb, aga valitsus peab seda tegema. Ja praegu räägime me siin 3%. Aga ja siis, kui räägitakse keskmisest palgast, aga kuidas tegelikult inimesed elavad Eestis? Ega seda teie ei tea ja ma isegi pane teile seda pahaks, et ei tea. Sellepärast, et teie olete natukene teisest dimensioonist, selles mõttes jälle mitte halvasti öeldi. Aga mina suhtlen rahvaga väga palju oma töö tõttu. Ja ma tean, kuidas tegelikult noortel peredel on, kuidas pensionäridel elu käib. Väga hästi tean. Ja lihtsalt, ja kui me räägime julgeolekust, eks ju, täna öeldakse hästi, väga lihtne on öelda minu kohta, aga praegu vaata Kremli agent ja mis iganes, eks ju, Kremli jutupunktid ja nii edasi. Aga tegelikkuses, kuidas asi see välja näeb, ja kuidas julgeolek, millest hakkab pihta, julgeolek hakkab pihta valitsusest. Kui valitsus on, peab olema ikkagi selline, et rahvas on nagu oma valitsuse poolt täiesti kahel käel, siis ongi julgeolek. Ma olen kahjuks Vene sõjaväes käinud, väga sellist, näinud väga sellist, väga näinud, midagi sellist, mida te ei tahaks teha, eks ju. Ja ma tean, ja ma kujutan ette umbes seda näiteks, et kui venelane tuleks ja kuidas see asi välja näekski. See näeb väga halvasti välja. See näebki väga halvasti välja, sellepärast, et me näeme seda ka ju, mina ei ole Vene sõjaväes käinud, aga ma vaatan uudiseid ja seda, mis toimub Ukrainas, et see on see, mis Vene sõda tähendab. Ja kui ma tohin nüüd vastata sellele küsimusele, siis esiteks me oleme liikunud heidutushoiakult kaitsehoiakule. Mida see tähendab? Madridi tippkohtumisel 2 aastat tagasi siis NATO leppis kokku, et see ei ole enam heidutushoiak, vaid see on kaitsehoiak, et me oleme valmis kaitsma igat sentimeetrit NATO territooriumist esimesest hetkest peale. See vahe on kaitseplaanides, see vahe on siis selles, et kuidas ka meie NATO liitlased käituvad. Nüüd, kas Ukraina käitus kuidagi provotseerivalt Venemaa suhtes? Ei käitunud. See ei sõltu mitte sellest, mida Venemaa teeb või mida meie teeme, vaid see sõltub sellest, mida Venemaa siis otsustab teha. Et tegelikult, kui te vaatate Putini väljaütlemise üle aastate 2007. aastast alates, siis ainuke asi, mida tema tunnistab, on jõud. Ainuke asi, mida ta tunnistab, on jõud ja ta võtab need sõjakäigud ette, kui ta arvab, et vastaspool on piisavalt nõrk selleks, et ta suudab vallutada. Näiteks Ukraina ütleb, et üks viga, mis nad tegid ennem seda sõda, oli see, et nad tegelikult ei andnud Venemaale teada, kui väga nad on valmistunud, et oli igal pool oli see tunne, et 3 päevaga Ukraina on vallutatud, hävitatud ja pole üldse mingit probleemi. Tegelikult ukrainlased on vastu pidanud. 1,5 aastat on neil olnud võimalus näidata siis oma valmisolekut. Miks nad siis ei näita? Aga näitavad ju, nad on ju vastu pidanud. Kui te võrdlete teise maailmasõjaga,
siis tegelikult poolakad ei pidanud nii kaua vastu, kui peavad praegu ukrainlased ja tänu sellele, et ukrainlased peavad vastu, ei ole meil siin seda ega kuskil mujal seda sõda, sest nemad hoiavad seda liini Venemaaga. Kui palju inimelusid on see Jaa, vastu pidanud loomulik. ja kui meie ka Absoluutselt. hakkame aastast aastasse vastu pidama, mitme päeva, aasta või kuuga saab Eesti otsa See ei selle ole- vastu pidama? Jaa, aga sellepärast me tahamegi seda sõda ära hoida, saate aru, et Miks ma ei räägi diplomaatiast? diplomaatia on ka, sellega me ju kogu aeg tegutseme. Aga vaadake, Venemaa läbirääkimistaktika läbi aastate on olnud see, kõigepealt ähvarda, nõua midagi, mis ei ole kunagi sulle kuulunud, teiseks siis kasuta kõikvõimalikke jõumeetodeid ja kolmandaks, alati on keegi läänest, kes tuleb, istub laua taha ja pakub sulle midagi, nii et sa jalutad ära rohkemaga, kui sul ennem oli. See on see taktika, kuidas nad mõtlevad. Ja tegelikult muidugi kõik soovivad rahu. Ma ei tea mitte ühtegi inimest Eestis, kes ei sooviks rahu. Ma ei tea ühtegi inimest Ukrainas, kes ei sooviks rahu. Aga rahu ja rahul on ka vahe. Siin on vanemad inimesed, kes teavad, et 49. aastal oli Eestis rahu, aga see tähendas, et meie inimesi küüditati, üle 20 000 inimese küüditati, tapeti ja nii edasi. See on rahu Venemaa tingimustel. Aga kust kohast need sõjad tulevad, kui kõik tahavad rahu? Mina arvan, et see Sõjad tuleb sellest, ei- et seesama meie kaitseministeerium, sinna on infiltreerinud inimesed, kes saavad kasu sõjast. Vaadake- ja tegemist ei ole hetkel isegi kaitse. Aga kui ma meil on toon- rünnaku relvastus. Me võiksime ründama, mitte kaitse. Vaadake, selles suhtes on see, sõjad on seetõttu, et on sellised üksikud hullud nagu Putin, kes otsustavad, et nad lähevad teisele riigile kallale ja seetõttu me näiteks töötame sellega, et oleks rahvusvaheline tribunal, et selle agressioonikuriteo eest saaks ka vastutusele võtta. Aga meil oma riigis ei karistate ju inimesi. Et kui Lehtme on ikkagi vabaduses veel ja ei ole karistust saanud, isegi teda tagaotsitakse kuulutatud, siis millest me räägime? Jah. Parastada riiki ja meil on riik ja kontinueerunud seetõttu, et osad saavad karistada, osad ei saa karistada. Vaatame sealt peale, siis tekib usaldus äkki. Sellest kaotab see riigi usaldus ära. Muidugi. No meil on... Ei vead seda riiki, sest riik ei karista kurjategijaid. No siiski muidugi karistatakse kurjategijaid, kui vaadata need asjad võtavad kaua aega, sellega ma olen nõus. Mis te Laanetiga tegite? Eesti 200 häältega, kus on Lehtme asjad, kõik kurat, see oli... Vaadake, meil on õigusriik, see tähendab seda, et meil on võimude lahusus. Meil on võimude lahusus, mis tähendab seda, et on kohtuvõim, on täidesaatevõim ja on parlamendi ehk siis seadusandlik võim. Et täidesaatev võim ei kerjuta kohtusüsteemile ette, kuidas need asju menetlevad. See lihtsalt õigusriigis niimoodi ei käi. Jah, aga see ei käigi enam niiviisi, kui niiviisi asjad tulevad just niimusel õigel ajal, kui kohus teeb selliseid otsuseid, mis on nagu ühe partei poolt soovitud otsused. Ma ei saa, ma võtan Boogi kaasa, kurat, läheb Indiasse reisile, teeb endast promovideosid, see on normaalne, kurat. Need ei paista nagu ausalt, ainult Venemaal on e-valimised ja Venezuelas, see ei paista aus. No Venemaal ei ole e-valimised, olgem Kuidas ei ole? Et e-valimised on ainult Eestis. Meil on võimalik täiesti siis auditeerimiseks ise aplikeeruda. Aga Küll võimalik on küll. 40% inimesi pole valimistulemustega rahul, nad arvavad, neid on manipuleeritud. Miks te, kui te olete nii kindel oma võidus, miks te neid ära lõpetate need e-valimised? See on probleem, 40% inimesi ei usu oma Aga üle 50% valimas käinud inimestest usaldab e-valimisi. Sellel korral e-valimistel osales rohkem inimesi, kui siis kuidagi... Te vaatate, kuidas palun... Mina ka valisin e-valimistel, aga ma usaldan seda ikkagi. Aga valisite e-valimistel? See on vaistus, ma viitsin Tartusse kõik. Miks Euroopa riigid ei usalda e-hääl? Kuulge, ma tahaks ka küsida. Ma ei taha küsida. Härra tahab avaldada Vaatan, sinna on nii Sigri-Migri läheb, aga mul on üks, mida ma öö läbi mõtlen, mida ma küsin. Tegelikult ma olen Puido aga Võrust ja ma olen 30 aastat filmioperaator. Ma olen 3 presidenti filminud ja 1 peaministrit ja ta oli Mart Laar.
servaks. nii, ja täna mul on au teie käest mitte küsida, aga arvamust avaldada selles mõttes, et vaadake, et Iisrael praegu kaitses rakettide eest ja tal läks miljard, ka väike riik, läks miljard, ühe päevaga läks miljard. nii, aga kui Eesti hakkab kaitsma, sinna tulid muidugi Ameerika ja kõik appi, 3 tasandil olid need, kaitsekilbid ja suured.